Tere, ilusat päeva ja, ja alustame oma uue ilusa kursusega nagu tööstus IT turvalisus. Ja see kursus läheb siis kokku infokommunikatsiooni tehnoloogia IKT moodulitega, mis Tallinna Tööstushariduskeskus on ette valmistanud. Uued moodulid keskenduvad olulistele teemadele nagu infovõrgud, IT-turvalisus ja külmatehnika andmeside ja IT-turvalisus. Ja aitab rahastada seda IT-akadeemia, nii et läheme siin vaikselt edasi ja vaatame, mis see tööstus IT-turvalisus on ja millest ta koosneb ja mis punkte me peame siin jälgima ja mida vaatama. Ja kõigepealt ikka küberturvalisuse sissejuhatus. Ja mõisted ja olulisus, mõistete all mõtleme siis tehnoloogiat, protsessid ja kontrollid. Küberturvalisus hõlmab tehnoloogiate, protsesside ja kontrollide kogumit, mis on mõeldud süsteemide, võrgu ja andmete kaitsmiseks küberrünnakute, kahjustuste ja volitamata juurdepääsude eest. Küberturvalisus on oluline kõigis organisatsioonides, et kaitsta tundlikku teavet ja tagada süsteemide usaldusväärne toimimine. Ja mis on need 3 kõige tähtsamat teemat, mida ma siin mainisin? Selleks on tehnoloogia, mis hõlmab siis tarkvara, seadmeid, tulemüürid, sissetungide tuvastamise süsteemid, krüptograafia, viirusetõrjeprogrammid. Siis on protsessid, sisaldavad turvaprotokolle, riski hindamist, intsidentide haldust. Ja siis on kontrollid, mis hõlmavad juurdepääsu kontrolli, autentimist ja auditeerimist. Põhielemendid on konfidentsiaalsus, tähendab, et ainult volitatud isikud saavad juurdepääsu tundlikule teabele. See on üks küberturvalisuse põhielementidest, mis tagab andmete privaatsuse ja kaitse volitamata juurdepääsu eest. Tehnoloogiad on krüptimine, SSL, TLS, AS, juurdepääsu kontrollid, ACL-id, kahefaktoriline autentimine, 2FA. Protsessideks on andmete klassifitseerimine, kasutajate autentimise protsessid ja kontrollid on ligipääsuõiguste haldamine, paroolipoliitikad. Siin tuleb hästi palju igasuguseid lühendeid. Osasid me kohe puudutame siin teksti juures, osade lühenditega aja kokkuhoiu mõttes. Kui te pärast niikuinii õppematerjali läbi töötate, siis meil on kõrval seal õppekeskkonnas moodel on Thesaurus ja seal on kõik need lühendid ja lühendite seletused olemas. Terviklikkus tähendab, et andmed ja süsteemid on täpsed, muutumatud, volitamata isikute poolt. See element tagab, et andmed ei ole rikutud, muudetud ilma loata. Tehnoloogiatel on kõikvõimalikud hash-funktsioonid, SHH 256, digitaalallkirjad, versiooni haldus ja nii edasi. Protsessid, andmete valideerimine, muutuste logimine ja jälgimine. Kontrollid, auditeerimislogid, juurdepääsu kontroll ja versiooni kontrollisüsteemid, et versioonid oleks alati uuendatud. Kättesaadavus tagab, et volitatud isikutel on juurdepääs süsteemidele ja andmetele alati, kui see on vajalik. See element on kriitilise tähtsusega, et süsteemid oleksid töövalmis ja andmed kättesaadavad. Tehnoloogiad on koondamine, varukoopiad, üleküllus, DOS-kaitse ja nii edasi. Protsessideks on katastroofi taasteplaanid, varukoopia haldus ja nii edasi. Süsteemideks on jälgimine kõrge töökindlusega, lahendused, jõudluse jälgimine. Nii et iseenesest need terviklikkus, kättesaadavus ja konfidentsiaalsus on 3 sellist põhielementi. Ja see ei puuduta ainult
tööstus IT-turvalisust, vaid turvalisust üldse. Mis asi on küberrünnak? Küberrünnakud on pahatahtlikud tegevused, mille eesmärk on kahjustada, häirida või hankida volitamata juurdepääsu süsteemidele, võrkudele või andmetele. Mõistmine, kuidas need rünnakud toimivad ja millised on nende tüübid, aitab meie ettevõtetel paremini valmistuda ja kaitsta ennast võimalike rünnakute eest. Pahavara on katusmõiste, mis hõlmab mitmesuguseid pahatahtlikke tarkvarasid, mis kahjustavad või võtavad üle meie arvutisüsteemi. Selleks on viirused, ussid, troojalased ja lunavara. Viirused on levivad nakatunud failide või programmide kaudu, levivad teistesse süsteemidesse. Ussid on sellised, kes iseseisvalt paljunevad ja levivad võrgu kaudu ilma kasutaja sekkumiseta. Troojalased on pahavara, mis maskeerub legitiimse tarkvarana, kuid täidab pahatahtlikke ülesandeid. Me ei tea, mida ta peale meie kasulikku osa, mida me sealt programmikesest saame, veel meie arvutiga teeb. Ja lunavara krüpteerib kasutaja andmed ja nõuab lunaraha nende vabastamise eest. Andmepüük on rünne, kus ründaja püüab petta ohvrit ja saada konfidentsiaalselt teavet, näiteks paroole või krediitkaarti andmeid. No see on see kõige klassikaline, mida me siin iga päev kohtame, kõik need võimalikud e-mailid, et teile on postipakk või teile on tulnud ülekanne või teil on vaja kiirelt teha ülekanne ja muidu pannakse krediitkaart kinni ja nii edasi, neid võimalikke variante on palju. Teenustõkestusrünnakud, DDoS-rünnak on rünnakud, mille eesmärk on muuta süsteem kättesaamatuks, ülekoormates selle liikluse. See on selge, et kui me mingisugusele kodulehele läheme, siis me teeme sellele päringut. Me suhtleme selle kodulehega. Aga kui neid päringuid lühikese aja jooksul, millisekundite jooksul tuleb tohutult palju, siis me tegelikult halvame kogu selle lehe ja tekib ülekoormus. Samamoodi võib ülekoormata kõik mingisuguse ettevõtte serverid ja nii edasi, mille tulemusena on see, et teised sellele enam ligi ei saa. Nuhkvara on tarkvara, mis kogub kasutajate teadmata teavet nende tegevuste kohta. On andmete kogumine ja nuhkvara võib koguda kasutaja veebisirvimise ajalugu, paroole, krediitkaarti andmeid ka niimoodi, et me tegelikult ise aru ei saa, et keegi meie arvutis krõbistab. Ja lunavara, tüüpiline, viimasel ajal on võib-olla seda natuke vähem on, aga selle eest kaitsevad meil viirusetõrje programmid ja lunavara on tarkvara, mis krüpteerib kasutaja andmeid ja nõuab lunaraha nende vabastamise eest. Ründaja kasutab krüptimist, et muuta andmed kättesaamatuks ning nõuab lunaraha vastuseks krüpteerimisvõtme eest. Venegri on lunavara, mis levis kiiresti üle maailma, nakatus sadu tuhandeid arvuteid ja põhjustas ulatuslikku kahju. See rünnak näitas, kui oluline on tarkvara regulaarne uuendamine, turvapaikade rakendamine, et kaitsta süsteemi lunavara rünnakute eest. Küberrünnakud on mitmekesised ja arenevad pidevalt edasi, ohustades süsteemide, võrgu ja andmete turvalisust. See on pidev protsess. See on selge, et meil on viirusetõrjed ja kõik muud asjad on olemas, kõik on selles mõttes väga õige. Aga tulemus on selles, et kes pahavara teevad, need tootjad, tänapäeval kasutatakse selleks juba paljudel puhkudel AI-d, ka nemad on sammuvõrra nendest ees, kes toodavad viirusetõrje tarkvarasid. Nii et paraku see asi käib käsikäes.
Küberrünnakute mõistmine ja toimetulek. Küberrünnakutega tõhus toimetulek nõuab nende varajast tuvastamist, kiiret reageerimist ja ennetusmeetmeid. Vaatame siin peamisi strateegiaid ja meetodeid küberrünnakute tuvastamiseks, neile reageerimiseks ja ennetamiseks. Anomaaliate tuvastamine hõlmab ebahariliku tegevuse jälgimist võrgus ja süsteemides. See võimaldab tuvastada potentsiaalseid küberrünnakuid ennem, kui need jõuavad põhjustada kahju. Normaalne käitumine. Määrake, mis süsteemi või võrgu normaalne käitumine, sealhulgas liiklusmustrid, kasutades kasutajate tegevused ja süsteemide ressurssi kasutus. Kasutage tööriistu ja algoritme, mis tuvastavad kõrvalekaldeid normaalsest käitumisest, mis võivad viidata võimalikule rünnakule. Turvamonitooring tähendab pidevat jälgimist turvatarkvarade ja seadmete abil, et avastada ja reageerida turvaintsidentidele reaalajas. Kasutage turvamonitooringu lahenduse nagu SIEM süsteemid, mis koguvad, analüüsivad turvaandmeid reaalajas. Seadistage automaatsed teavitussüsteemid, mis hoiavad turvameeskonda kursis võimalike turvaintsidentide avastamiseks. Intsidentide haldusprotokollid. Intsidentide halduse protokollid on samm-sammulised juhised küberrünnakutele reageerimiseks, tagades koordineeritud tõhusa vastuse. Intsidentide klassifitseerimine. Määratlege erinevate intsidentide tüübid ja raskusastmed, et prioritiseerida reageerimisvõimalusi. Reageerimisprotokollid. Koostage üksikasjalikud juhised konkreetsete ründetüüpide käsitlemiseks, sealhulgas esialgsed vastused, tõrjemeetmed, taastamistegevus ja informatsiooni edastamine vastavalt intsidendile. Kriisijuhtimine hõlmab hädaolukorra meeskonna koostamist, tegevusplaanide loomist, et tulla toime tõsiste küberintsidentidega. Selge see, et seda te ei hakka tegema kodus oma väikses võrgus, aga ettevõtetes peavad kõik need asjad olemas olema. Hädaolukorra meeskond. Koostage meeskond, kuhu kuuluvad turvaeksperdid, IT-spetsialistid, juhtkonna esindajad, kes vastutavad kriisi ajal. Arendage välja tegevusplaanid, mis kirjeldavad hädaolukorra protseduure, suhtlemiskanaleid kriitiliste süsteemide kaitseks. Kaitsemeetmed. Kaitsemeetmed hõlmavad tehnoloogiad ja meetodid, mis aitavad vältida küberrünnakuid ja kaitsta süsteeme ja andmeid. Tulemüürid. Kasutage tulemüüre ja kontrollige ja filtreerige võrguliiklust, vältides volitamata juurdepääsu. IDS ja IPS rakendustega sissetungide tuvastamise, ennetamise süsteeme, et tuvastada, blokeerida kahtlane tegevus reaalajas. Krüptimine. Krüpteerige andmeid, et kaitsta neid volitamata juurdepääsu eest, isegi kui keegi saab selle andmepaketi kätte, aga ta on krüpteeritud, siis ei ole tal võimalus seda lugeda. Või see lugemise dekrüpteerimine võib võtta liiga palju aega. Turvaplaastrid. Hoidke tarkvara ja süsteemid ajakohasena, rakendades regulaarseid turvavärskendusi ja uuendusi. Intsidentide haldusprotokollid, nagu me rääkisime, on juba samm-sammulised juhised küberrünnakute reageerimiseks, tagades koordineeritud ja tõhusa vastuse. Kriisijuhtimine hõlmab hädaolukorra meeskonna koostamist, tegevusplaanide loomist, et tulla toime tõsiste küberintsidentidega. Kokkuvõte. Küberrünnakute mõistmine on tõhus toimetulek, nõuab varajast tuvastamist, kiiret reageerimist ja ennetusmeetmete rakendamist. Anomaaliate tuvastamine ja turvamonitooring võimaldavad avastada rünnakuid varajases staadiumis, samas kui intsidentide haldusprotokollid ning kriisijuhtimine tagavad koordineeritud tõhusa reageerimise. Kaitsemeetmed nagu tulemüürid, krüptimine ja turvaplaastrid on parimad praktikad
Nende jaoks on regulaarne koolitus, tugevad paroolid, kahefaktoriline, vähemalt kahefaktoriline autentimine, korrektsete varukoopiate tegemine ja jälgimine, et need varukoopiaid ka reaalselt tehakse, mitte et süsteem on vahepeal maha kukkunud, mis aitavad ennetada küberrünnakuid ja kaitsta organisatsiooni vara. Andmeside turvalisus, oluline, väga oluline, andmete kaitse tagab, et andmed edastatakse turvaliselt ja kaitstult, ennetades volitamata juurdepääsu ja andmepüügirünnakut. Näiteks tootmise juhtimisandmed nagu temperatuuri, rõhunäidud edastatakse turvaliselt, et vältida andmetega manipuleerimist või kõige hullem nende volitatud juurdepääsu. Ja mis on siis andmeside turvalisuse meetodid? Esimesel kohal kindlasti krüpteerimine, TLS, SSL ja VPN tehnoloogiate kasutamine andmeside turvamiseks. TLS on krüpteerimine, VPN virtuaalsed privaatvõrgud. Siis on meil ilusti tunneldamine, andmeliikluse tunneldamine läbi turvaliste kanalite, nagu nimetus ütleb, tunneli loomine, aga see tunnel on külje pealt. Kui see on korralik tunnel või toru, siis põhimõtteliselt külje pealt sinna ligi ei pääse. Funktsioon edastab andmeid, nii krüpteerimine kui virtuaalsed privaatvõrgud edastavad andmeid turvalises tunnelis, kaitstes neid pealtkuulamise ja rünnakute eest. Funktsioon TLS-i puhul tagab andmeside konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse, krüpteerides andmed enne nende edastamist, ja VPN loob turvalise krüpteeritud ühenduse üle avaliku võrgu, kaitstes andmete konfidentsiaalset terviklikkust. Kindlasti materjalis on toodud piisavalt palju näiteid, et kui te seda materjali, mis seal moodles kirjas on või raamatus kirjas on, kui te seda vaatate, siis seal on toodud väga hästi ära näiteid palju juures, mille järgi saab edaspidi oma tegevust laiendada ja muuta. TLS SSL krüpteerimine on krüptograafilised protokollid, mis tagavad andmeside konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse internetis. SSL-i algse versiooni töötas välja Netscape Communication Corporation 1994. aastal, mille eesmärk oli turvata veebibrausereid ja servereid turvalise andmevahetuse tagamiseks. TLS on SSL-i uuem turvalisem versioon, mille esmakordselt avati 1999. aastal. Ja siin on nüüd need TLS-i versioonid, mida siin praegugi kasutatakse. Kuidas toimub selle krüpteeritud andmete edastamine? Siin on toodud päris ilus pilt, kuidas klient ja server omavahel suhtlevad. Ja toome siin mõne sellise näite, räägime, kuidas see käib. Algus klient ja serveri vahel luuakse ühendus, kus klient algatab turvalise ühenduse saates hello sõnumi, mis sisaldab krüpteerimismeetodite ja algoritmide loetelu, mida klient toetab. Sertifikaadi vahetus server vastab, valides sobiva krüpteerimismeetodi ja saates oma digitaalsertifikaadi kliendile. See sertifikaat sisaldab serveri avalikku võtit ja on allkirjastatud usaldusväärde sertifitseerimisasutuse poolt, kes neid sertifikaate välja annab. Sümmeetrilise võtme loomine, klient kasutab serveri avalikku võtit, et krüpteerida sümmeetriline võti, mida kasutatakse andmeedastuse krüpteerimiseks. Seejärel saadetakse see krüpteeritud võti serverile ja luuakse krüpteeritud side. Pärast võtmevahetust algab krüpteeritud andmeedastus, kus mõlemad pooled kasutavad sümmeetrilist võtit andmete krüpteerimiseks ja dekrüpteerimiseks. Tegelikult nii lihtne see ongi. Ja TLS-i rakendused ja kasutusalad laialdased erinevates rakendutes, seal kindlasti veebibrauserid, veebiserverid, siis e-posti serverid, klientide vahelised turvalised andmevahetuste tagamised nagu IMAP, POP3, SMTP ja VPN-ühenduste turvamiseks, mis tagavad
turvalise kaugühenduse ettevõtte võrguga. Ja turvafunktsioonid ja kasutegurid. Konfidentsiaalsus krüpteerib andmed, et tagada nende loetamatuks muutumine volitamata isikutele. Nad näevad küll mingisugust faili, aga aru sellest ei saa. Terviklikkus kasutab andme verifitseerimise algoritme, et tagada andmete muutumatu püsimine ja edastamise ajal. Autentimine kinnitab poolte identiteeti digitaalsete sertifikaatide abil, vähendades mannete miidle rünnakute riske. VPN, virtuaalsed privaatvõrgud, on tehnoloogia, mis võimaldab luua turvalise ja krüpteeritud ühenduse üle avaliku võrgu. Tavaliselt interneti. VPN-i kasutamine võimaldab turvaliselt edastada andmeid ja varjates kasutaja IP aadressi ning krüpteerides kogu andmeside. VPN-id on võimaldatud andmete konfidentsiaalseks ja terviklikkuse tagamiseks. Need loovad turvalise tunneli sarnase ühenduse, mis kaitseb andmeid volitamata juurdepääsu ja pealtkuulamise eest. VPN-id võimaldavad kasutajatel turvaliselt ühendada kaugvõrkudega, näiteks ettevõtte sisevõrguga. Nii et tänapäeval päris laialdaselt kasutada. Ja on VPN 4 tüüpi, mida me siin vaatame. Remote Access VPN, Site-to-Site VPN, Intranet VPN ja Extranet VPN. Esimene Remote Access VPN kasutatakse kaugkasutajate ühendamiseks ettevõtte võrguga. See on eriti kasulik töötajatele, kes teevad kaugtööd kodust või reisivad. Site-to-Site VPN kasutatakse 2 või enam võrgu ühendamiseks üle interneti. See on levinud ettevõtetes, millel on mitu kontorit erinevates geograafilistes asukohtades näiteks. Intranet VPN kasutatakse ettevõtte sisevõrkude turvaliseks ühendamiseks ja Extranet VPN kasutatakse ettevõtte ja selle partnerite või klientide võrgu ühendamiseks. See oleks nagu siis iseenesest ettevõtte sisene. Ja siin on siis toodud ka mõningad pildid nende kohta, mismoodi on üles ehitatud Remote Access VPN ja Site-to-Site VPN. Ja nende VPN-ide kohta siin on ka näide Intranet VPN-ist ja Extranet VPN-ist. Nii. Aga nagu ma ikka olen varemgi öelnud, et kõige parem on klassifikatsioon, see näitab nagu väga palju ära, et mismoodi VPN-id veel jagunevad. VPN-i kaugjuurdepääsuks VPN võimaldab kasutajatel ühendada privaatvõrguga ja pääseda kaugjuurdepääsu kaudu kõigile selle teenustele ja ressurssidele. Kasutaja privaatvõrgu vaheline ühendus toimub interneti kaudu, tagades turva ja konfidentsiaalse ühenduse. Kaugjuurdepääsuga VPN on kasulik nii kodu- ja ärikasutajatele. VPN saitide vahelisteks ühendusteks on tuntud kui ka router VPN. On tavaliselt kasutusel suurtes ettevõtetes, ettevõtted või organisatsioonid, mille arukontorid erinevates asukohtades kasutavad saitide vahelist VPN-i, et ühendada ühe kontori võrku teise kontori võrguga. Pilvepõhine VPN on virtuaalne privaatvõrk, mis turvaliselt ühendab kasutajaid pilvepõhise infrastruktuuri või teenusega. See kasutab interneti esimese transpordikeskkonnana, et ühendada kaugkasutajad pilvepõhiste ressurssidega. Ja VPN mobiiliseadmetele on virtuaalne privaatvõrk, mis võimaldab mobiilikasutajatel turvaliselt ühendada privaatvõrguga, tavaliselt mobiilsidevõrgu kaudu. See loob turvalise krüpteeritud ühenduse mobiilseadme ja VPN serveri vahel, kaitstes edastatud andmeid. Näide. Mobiilse VPN-i saab kasutada ettevõtte ressurssidele nagu e-post, sisemised veebilehed turvaliseks
juurdepääsuks kontorist eemal olles. Ja läheme edasi. Siis on SSL-põhine VPN. Kasutab SSL protokolli, et turvata ühendus kasutaja ja VPN-serveri vahel. See võimaldab kaugkasutajatel turvaliselt pääseda privaatvõrku, luues krüpteeritud tunneli kasutajaseadme ja VPN-serveri vahel. PPTP, point-to-point tunneling protokoll, VPN on liik, mis kasutab lihtsat ja kiiret meetodit VPN-ide juurutamiseks. See loob turvalise ühenduse kahe arvuti vahel. PPTP on üks vanemaid VPN protokolle ja seda toetavad paljud operatsioonisüsteemid. Kuigi see on lihtne seadestada, on see vähem turvaline võrreldes teiste VPN protokollidega, nagu L2TP või OpenVPN. Ja sellepärast kahjuks ka paljud tarkvaratootjad enam ei toeta seda VPN-i tüüpi. L2TP Layer 2 tunneling protokoll VPN loodi turvaline ühendus, kapseldades andmepakette kahe arvuti vahel. Ja L2TP on PPTP laiendus, mis lisab VPN-ühenduse rohkem turvalisust, kombineerides PPTP ja L2F ehk Layer Forwarding protokolli ning kasutades tugevamat krüpteerimisalgoritmi. Näide, L2TP on suhteliselt lihtne seadistada ja ei nõua täiendavat tarkvara paigaldamist klientseadmesse, kuid see on ka jälle vähem turvaline võrreldes järgmise OpenVPN-iga. On avatud lähtekoodiga tarkvara rakendus, mis kasutab SSL-i ja on väga konfigureeritav ning turvaline. See loob turvalise krüpteeritud ühenduse kahe arvuti vahel, kapseldades andmepaketid. OpenVPN toetavad erinevad operatsioonisüsteemid ja seadmed ning seda saab lihtsalt konfigureerida ja töötada mitmesuguste võrgu konfiguratsiooni ja turvasätetega. Ja kuidas siis toimub VPN-i käepigistus või selle VPN-ühenduse loomine? Seda SSL-i me vaatasime ennem, aga nüüd on kõigepealt on autentimine. Kasutaja ja server autendivad üksteist kasutades kasutaja nime ja parooliga, sertifikaate või teisi autentimismeetodeid. Luuakse tunnel, pärast autentimist luuakse turvaline tunnel, kasutades krüpteerimisprotokolli nagu IP Security või SSL TLS. Andmete edastamine, andmed krüpteeritakse ja edastatakse läbi turvalise tunneli. Ja tunneldamine on iseenesest tehnika, mis võimaldab andmete edastamist läbi turvalise kanali, pakkudes kaitset volitamatu ligipääsu ja pealtkuulamise eest. Tunneldamine tähendab andmete pakendamist ühe võrguprotokolli sisse ja nende edastamist teise võrguprotokolli kaudu, tagades sellega andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse. Tunneldamise põhieesmärk on pakkuda turvalist kaitstud andmeedastust läbi vähem turvalise võrgu. Tunneldamine, nagu varem ütlesin, loob tunneli, mis võimaldab andmete krüpteerimist, hoides andmed turvaliselt ja kaitstult kogu edastamise aja. Ja tunneldamise protokolli tüübid on siin ilusti välja toodud. PPTP, sellest me juba rääkisime. L2TP on tunneldamisprotokoll, mida millest me ka rääkisime. IP Security on komplektne protokoll, mis pakuvad turvalisust IP-võrkudes. IP Security töötab transpordikihi ja võrgukihi vahel. Kui kellelgi tekib küsimus, mis kihtidest ma räägin, siis see on OSI mudeli 7-astmeline kiht ja meil seal õppematerjalis on selle kohta ka täiendavad lingid olemas. Ja SSTP on tunneldamisprotokoll, millest me ka rääkisime, pakkudes tugevat krüpteerimist ja autentimist.
GRE, General Routing GRE on tunnendamisprotokoll, mida kasutatakse mitme protokolli kapseldamiseks ja edastamiseks üle ühe IP-võrgu. GRE ei paku ise turvalisust, kuid seda saab kombineerida näiteks IP security'ga, et pakkuda krüpteerimist ja autentimist. Nii, nüüd me niimoodi hästi kiirmeetodil, kuna see on nii suur teema ja sellest oleks nii palju rääkida. Me võtame korraks kasutusele, vaatame neid igasuguseid huvitavaid dokumente, mis on infoturbe puhul tehtud, kuna me tegemist sissejuhatusega. Siis on Eesti infoturbe standard, on reeglite ja juhiste kogum, mis on loodud organisatsioonide andmete ja süsteemide kaitsmiseks. Eestis kasutatakse ning riiklikku kui rahvusvahelisi infoturbe standardeid, et tagada infovarade kaitse ja vastavus regulatiivsed nõuded. Arvestage sellega, et meil siin väikses töös on mõningaid küsimusi, mis on võetud Eesti infoturbe standardist, nii et mul teil palve järgmises korraks kindlasti peate sellega tutvuma. Selge see, et te seda saate ju kasutada ka testide täitmisel, sest mõeldamatu oleks see kõik endale pähe õppida. Ja Eesti riiklik infoturbe standardid on ISKE, infosüsteemide 3-astmeline etalonturbesüsteem, ja ISKE on Eesti riiklik infoturbe standard, mis on loodud tagama infosüsteemide turvalisust avalikus sektoris. ISKE põhineb Saksa infoturbe standardile IT Grundschutz ja jaguneb 3 turbeklassiks T1, T2, T3, mis määravad, milliseid turvameetmeid tuleb kasutada. T1 on põhiturve, rakendatakse kõikides süsteemides, mis vajavad turvameetmeid. T2 on keskmine turve, rakendatakse süsteemides, mis sisaldavad tundlikke andmeid ja vajavad kõrgemat turvaastet. T3 on kõrge turve, rakendades süsteemides, mis sisaldavad väga tundlikke andmeid ja vajavad kõige kõrgemat turvaastet. No siis on veel olemas tore hulk rahvusvahelisi standardeid nagu ISO 27001, rahvusvaheline standard, mis määrab infoturbe juhtimissüsteemi ISMS nõuded. See hõlmab riskihindamist, turvapoliitikaid, protseduure, kontrollimehhanisme, et tagada infoturbe juhtimine organisatsioonis. Põhielemendid on riski hindamine, turvapoliitika, turvameetmed, pidev jälgimine ja parendamine, sertifitseerimine, organisatsioonid saavad taotleda veel ISO 27001 sertifikaati, mis tõestab nende vastavust standardile. See on eriti tähtis IT-firmade puhul, kui nad on selle sertifikaadi saanud. Lisaks igasugustele paberitele peab olema ju ka vastavuse järelevalve. Regulatiivsed nõuded, seadused ja regulatsioonid. Organisatsioonid peavad järgima mitmesuguseid seadusi, regulatsioone, mis nõuavad teatud infoturbemeetmete rakendamist, näiteks GDPR, General Data Protection Regulation, Euroopa Liidu määrus nõuab isikuandmete kaitset ja sätestab karmid nõuded andmetöötlusele ja kaitsele. Riigi infosüsteemide haldus, kohalikud seadused ja määrused, mis reguleerivad avaliku sektori infosüsteemide haldamist ja turvamist. Auditid ja järelevalve. Regulaarne auditite läbiviimine vähemalt korra aastas aitab tagada organisatsioon vastab kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele. Auditid võivad olla siseauditid teostatud organisatsiooni seest või välishindajad, kolmandate osapoolte teostatud. Auditifirmad, kes teevad IT-turbe auditit, neid on päris palju. Siseaudit, organisatsiooni enda töötajad avastavad võimalikke puudujääke ja välisaudit. Tavaliselt eelneb siseauditile veel ka tavaliselt. Välisauditile eelneb siseaudit. Järelevalve, pidev jälgimine, hindamine tagavad, et turvameetmed rakendatakse tõhusalt kooskõlas kehtivate nõuetega. Kontrollimeetmed kasutatakse turvameetmeid nagu tulemüürid, IDSP, IPS, logimine, jälgimissüsteemid, et pidevalt jälgida ja hinnata süsteemi turvalisust, sellest me ka rääkisime.
raporteerimine, regulaarne turvaraportite koostamine ja esitamine pädevatele persoonidele ja asutuse juhtkonnale. Nii et järelevalve ka ääretult tähtis. Tööstuse IT. Tööstuslikud IT-süsteemid mängivad kriitilist rolli kaasajal, võimaldades reaalajal jälgimist, juhtimist ja andmete kogumist. Need süsteemid on tihti integreeritud füüsiliste protsessidega, mis teeb neist kriitilise tähtsusega osad, mida tuleb kaitsta küberohtude eest. Tööstuslikud IT-süsteemid on esimesel kohal on SCADA, on süsteem, mis võimaldab järelevalvet andmete kogumist tööstuslikes infrastruktuurides ja protsessides. SCADA süsteemid koguvad andmeid kaugseadmetest ja võimaldavad operaatoril juhtida protsesse reaalajas. Komponendid on HMI, Human Machine Interface, liides, mille kaudu operaatorid suhtlevad SCADA süsteemidega. RTU-d, Remote Terminal Units on seadmed, mis koguvad andmeid ja saadavad neid SCADA süsteemine. PLC on programmeeritavad loogikakontrollerid, mis juhivad protsesse ja suhtlevad SCADA süsteemidega. Ja kommunikatsioonivõrk, mis ühendab erinevaid SCADA komponente ja võimaldab andmeedastust. Nii lihtne see ongi. ICS, Industrial Control System. ICS hõlmab mitmesuguseid juhtimissüsteeme, mida kasutatakse tööstuslikes tootmisprotsessides. ICS-süsteemid hõlmavad SCADA süsteeme, TSS-i ja muude automatiseeritud juhtimissüsteemide kombinatsiooni. Komponendid, andurid, täiturid, kontrollerid ja HMI. Seda me nagu selles mõttes ka enne juba vaatasime. Turvariskid ja lahendused. Tööstuslikud IT-süsteemid on avatud mitmesugustele turvariskidele, mis võivad põhjustada tõsiseid häireid ja kahjustusi. Pahavara, viirused, ussid, troojalased, lunavara, mis võivad kahjustada või võtta üle tööstuslik IT-süsteeme. Kujutad ette, kui lunavara krüpteerib ära kogu mingisuguse tööstusserveri tarkvara, kõik andmefailid ja nii edasi ja nii edasi. Tootmine läheb seisma. Pahavara, viirused, ussid, troojalased, lunavara, mis võivad kahjustada võtta üle tööstuslikud IT-süsteeme. Stuxneti viirus, mis ründas Iraani tuumaobjekte manipuleerides tsentrifuugide kiirust, täitsa eluline näide. Aga ei tohi unustada ka sellist asja. Füüsiline juurdepääs, volitamata füüsiline juurdepääs kriitilistele seadmetele ja süsteemidele, mis võib põhjustada häired või kahjustada. Näiteks füüsiline juurdepääs serveri ruumi, mis võimaldab ründajal otse manipuleerida süsteemiga. See on igaühel arusaadav. Meil võib olla väga võimas tarkvara, võimsad tulemüürid, väga hea ja värskendatud viirusetõrje tarkvarad, aga kui meil on füüsiline juurdepääs olemas, siis pahandused ei anna ennast kaugelt oodata. Sisemised ohud. Organisatsiooni töötajate ja alltöövõtjate pahatahtlik tegevus või hooletus, mis võib ohustada süsteemi andmeid. Näiteks pahatahtlik töötaja manipuleerib andmetega või kahjustab süsteemi, siis see on probleem. Turvalahendused. Tööstuslike IT-süsteemide kaitsmiseks on vajalikud mitmesugused turvalahendused, mis vähendavad riske ja tagavad süsteemide töökindlust. Üheks on selleks kindlasti eraldatud võrgud, võrkude segmenteerimine, süsteemide eraldamine üldisest IT-võrgust, et piirata ründajate juurdepääsu kriitilistele süsteemidele. DMC, demilitariseeritud tsooni loomine,
kasutamine võrgusegmentide loomiseks, mis eraldab avaliku võrgu ja privaatvõrgu, vähendades võimaliku rünnakute mõju. Tulemüürid. Tulemüüri konfiguratsioonid, kasutame tulemüüre ja kontrollime, filtreerime liiklust erinevate süsteemide ja SCADA süsteemide vahel. Kindlasti meil peavad olema rakendatud konkreetsed turvareeglid, kehtestamine ranged tulemüürireeglid, et blokeerida volitamata juurdepääsu ja lubada ainult vajalikku liiklust. Ja ei tohi unustada ka regulaarset turvaauditit, audit ja hindamised, korraldamine regulaarseid turvaauditeid, riskihindamisi, et tuvastada nõrkused ja parandada turvameetmeid. Paranduste elluviimine, auditite ja hindamiste tulemuste põhjal turvameetmete parendamine. See on väga tähtis. Ja sissejuhatava teema lõpetuseks tahaks siis öelda, et tööstuslikud IT-süsteemid nagu SCADA ja ICS on kriitilise tähtsusega kaasaegses tööstuses, võimaldades tõhusat ja turvalist protsesside juhtimist. Need süsteemid on aga avatud mitmesugustele turvariskidele, sealhulgas pahavara, füüsiline juurdepääs, sisemised ohud, turvalahendused, nagu eraldatud võrgud, tulemüürid, regulaarsed turvaauditid on vajalikud nende riskide vähendamiseks ja süsteemide kaitsmiseks. Tööstuslik IT-süsteemide turvalisuse tagamine nõuab pidevat valvsust ja pidevat parendamist, et kaitsta kriitilisi infrastruktuure ning tagada nende töökindlus. Nii, nüüd sai kiirmeetodil sissejuhatav osa ära räägitud. Kindlasti on päris palju küsimusi, aga me nüüd järgnevatel loengutel hakkame vaatama selliseid toredaid asju, mis on tulemüür, mis on virtuaalsed privaatvõrgud, no ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuidas neid siis kasutada oma ettevõtte või tootmise või tööstuse võrgu kaitse. Nii et tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmises loengus.